Tervitused sõbrad, mina olen Taifun, saadan teile kõigile uue päeva puhul palju tervitusi, lugupidamist ja armastust. Täna sõbrad on ilm väga ilus, mõtlesin, et kui ilm on soe, teen teile kohe ühe hea video. Hommikul korrastasin ka natuke aeda. Te teate juba nende koerte asukohti alguses peale. Me pidime Carlose asukohta muutma, tõin Carlose siia. Varsti näitan teile Carlost. Pärast seda koristasin ümbrust, korjasin asju kokku ja tegime veel üht-teist. Jälle oleme töö juures tagasi. Sõbrad, näidake meie lapsi. Las inimesed näevad meie beebisid. Valmistasin jälle meie laste toidu ette. Varsti näitan seda teile. Nüüd on ka neil kõht tühi, nad ootavad meid. Suure tõenäosusega annan selles videos beebidele süüa. Noored, ma pole neile veel hommikusööki andnud. Täna on varahommik, ma lasin Haiduti, Testani, Sofia ja Hera välja. Juba 2 tundi. Nad jalutasid ringi, just panin nad kinni. Enne kui Carlose tõi, mõtlesin, et nad ei jookseks Carlose jalgadel. Ma ei puutu neid enam üldse. Hommikuti jalutavad koerad on karjunud, kellegagi probleeme pole. Edaspidi vaatame neid palju aias, aga kuna see video võib olla veidi riskantne, panen selle kinni. Nüüd, mis on meie tänane teema? Tule kuula, võta see üles kiiresti, võta need siit ära. Tee kiiresti neile zoom peale, vaata, 2 kuningat lähevad teineteisele kallale. Nüüd tõin Carlose isa siia, sõbrad, vaadake. Kus mu Carlos on? Mu lõvipoeg, Itaalia tõeline poeg, Itaalia täkk, kus sa oled, Pasha? Kus sa oled, Pasha? Tule poeg, tule poeg, tule poeg, tule! Mašallah sulle, su kõrguse, hoiakuga, välimusega, ohverdan su eest, mu ilus poeg, mu suur beebi. Vaata seda pead, mis Carlosel on. Mašallah mu lõvipojale, mašallah mu lõvile, Türgi parim, üks parimaid maailmas. Minu poeg. Oh, poeg, mida ma sulle räägin, aga mida sina teed? Palun sind, sa läksid ja ronisid ämbrisse, Carlos. Kogu karisma kadus. Carlos, mu lõvi, tema väärikusest piisab. Nüüd panin Carlos isa nende pomeraanide juurde. Panin nad ka puuri ette otsa, sõbrad. Ütlesin, olgu nad meil silma all. Täna panen ta siia päevaks. Õhtuti on tema puur väga tugev. Õhtuti viin ta jälle oma vanasse kohta tagasi. Aga päeval on ta siin. Mis on siis tänane teema? Täna tahan Aleksi natuke esile tõsta, sõbrad. Te teate, Alex on väga agressiivne, väga tülitseja, sellepärast jääb ta alati tahaplaanile. Ta on salakaval, kakleb kogu aeg koertega. Lõpuks viisin ta koos Escobariga kuhugi ja seal ründas ta ka Escobari, nad kaklesid. Täna proovin teda harjutada, toon Aleksi vastu natuke domineerivama, tugevama isase koera. Vaatame, kas ta teeb talle sama käigu, sest Aleksi liigset enesekindlust peab üks isane koer natuke murdma, et ta rahuneks. Tegelikult mõtlesin seda teha Carlosega, aga pagan ma ei saa ka Carlost eriti usaldada praegu. See hull, kellest ma räägin, võib-olla tormab kohe kallale. Temast ei tea kunagi. Carlos ei tee eriti vahet emaste ja isaste vahel. Ta on selles mõttes natuke hull. Tal pole piiri. Ta on piirideta poiss. On ju mu lõvi? Sellepärast proovin nüüd Hectorit, kus mu lõvi Hector on. Itaalia tõeline poeg, tõelise kvaliteedi kehastus. Mašallah mu pojale. Aga kas te märkate koerte puhul seda? Nad saavad aru, et ma neid kiidan ja neile meeldib see hullu pööra, vaata. Vaata, kuidas nad elevile lähevad. Vaata, mašallah mu pojale. Las ma annan sellele lõvile ühe musi. Oh, mu kena poeg. Ja nüüd on nad juba tükk aega Aleksi ja koos olnud Hector ja tema, sellepärast ma mõtlesingi, et ehk Alex on natuke sobivam, saate aru. Et nad ei hakkaks tülitsema, kuna nad tunnevad üksteist. Proovime korra, vend. Kui näen, et Hectoriga pole probleemi, siis otsustame selles videos, kas proovin ka Carlosiga või mitte. Mul on teil üks palve. Ärge tehke mulle enne seda haiget. Palun. Kui toetate mind, pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar. Ma oleksin väga tänulik. Vaadake. Teie likeid, kommentaarid ja tellimused on minu jaoks tõesti väga olulised ja väärtuslikud. Palun ärge hoidke oma toetust tagasi. Visake kommentaaridesse kas või emotsi või mõni täht, palun. Vaata, miks sa eile Aresi kinni ei pannud? On olnud neid, kes küsivad, miks sa eile Aresi kinni ei pannud? Vaadake neid videoid ilma edasi kerimata. Te kerite ja ei kuula, mida ma räägin. Videotes ma ärritun ja siis te jätate selliseid kommentaare. Ma sidusin Aresi eile juba kinni. Ta põgenes ja kui ma tahtsin seda uuesti kinni panna, ründas ta järsku Faisalit. Ma teen rihma nii kõvasti kinni, et isegi sõrm ei mahu vahele. Aga ta pääseb ikka lahti, ausõna. Ta pääseb ikka lahti. Eile panin ta sinna pealt suletud puuri, sünnitustuppa. Ta oli isegi sealt pealt suletud kohast põgenenud, lükanud selle lahti millimeetri haaval, isegi sealt pääses välja, ausalt, ei õnnestu, ta põgeneb ikka. Aga midagi tuleb ette võtta, me leiame lahenduse, enne ei saa. Selle peale peame mõtlema, vaatame, leiame mingi lahenduse. Beebi, mis sa teed, beebi?
teised, tema õed-vennad lasin ka lahti, nemad jalutasid väljas, tema oli siin, mõtlesin, las olla, las ta hängib siin Fõstiki poegadega. Olgu nendega sõber. Noora üritab ka siia tulla, vaata, Ares tuli. Tavaliselt nad ei ründa Faisalit, aga kui ma niimoodi räägin, siis lähevad nad ärevile, hakkavad pulli tegema, näitavad end mehena, saad aru? Muidu nad ei teeks seda. Filmi natuke neid kitsi, vaata kui mõnus neil on, mašallah mu beebidele, leidsid päikese ülesse, no. Filmi ka Bonjukid, tema leidis ka päikese, neil on nii hea olla, mašallah. Vaata, see Bonjuk ongi täielik boss, selle koha peremees. Oota, ma istun ta kõrvale, räägime natuke juttu oma Bonjukiga. Kuule, mu lõvipoeg, mis sa teed, poiss? Mida sa teed, mu peremees? Vaata, teised kitsed on ühel pool. Aga see Bonjuk on hoopis teistsugune, vaata. See Bonjuk käitub tõesti nagu koer, ausalt. Vaata, varem ei olnud mul kitsede ega lammaste vastu eriti huvi. Tõesti, ma pidasin neid lihtsalt tavalisteks loomadeks. Aga nüüd, pärast seda, kui ma Bonjuku sain, olen hakanud ka neid teistmoodi armastama, nii nagu ma koeri eriliselt armastan ja nendega seotud olen. Olen hakanud ka seda Bonjuku niimoodi armastama. Ta on minu jaoks nagu koer, saad aru. Tema käitumine on selline, ta hüppab mulle peale, ronib mulle sülle, üritab mind sarvedega togida. Väga naljakas, sellepärast ma armastan seda Bonjuku väga. Kõikidele kitsedele. Vaata, ta muutis mu soengut. Mu lõvi. Oota, ma ei taha su rahu rikkuda. Sinu oma. Istu sina, istu poiss. Istu, tule. Me tegime meie poegadele süüa. Palun filma neid korra, vaata neid armsaid. Vaata, kui mõnus neil on. Fõstõgu poisad tulid tõesti väga ilusad, ausad. Nad on imelised vend. Fõstõg! Nüüd näitame ka meie toitu, vaadake meie toitu, ma tõstsin selle tunni aja eest ära. Vaata filma, jumal küll, oota, las ma tulen siit välja. Jah, vaata, kui ilus see toit on. Jälle keetsin meie poegadele liha ja kana, peaaegu 2 tundi. Segasin kõik kokku, see küpses väga hästi ja jahtus maha. Tegelikult pole see veel jahtunud, ootame natuke. Segame seda, sest varsti hakkavad meie pojad hommikust sööma. Oota, kus meie rusikad olid? Kuhu te rusikad viisite, te ulakad? Siin need on. Segame need läbi, selle kuumus vajub alla. Tütreke, aga mine sealt eemale. Kallike, ma võisin kogemata kõrvetada. Vend, vaata seda vett, mašallah, see on nagu ravim. Mõned kirjutavad ka. Ei tea, kas see, mida sa andsid, tekitab ekseemi või teeb seda või teist. Kallid sõbrad, palun, ma ei ole selle asjaga ju alles alustanud. Kule, sellest on juba 10 aastat möödas. Kas sõitad, et pole haigust, mida me poleks läbi elanud? Või kogemust, mida me poleks saanud? Me oleme kõike kogenud. Laske nüüd olla. Me ei ole selle asjaga enam algajad. Ma tean väga hästi, mis koerale sobib ja mis mitte. Ärge teie selle pärast muretsege, nagu ma oleksin alles hakanud koera toitma. Ei see ärritab tal magu, ei see ärritab soolestikku, ei see tekitab ekseemi, ei nii rasvast ei tohi anda, ei seda ei tohi anda, ei toda ei tohi anda. Kuule, ma tahaks küsida, vend, millega sa tegeled, et sa nii kogenud oled? Oled sa loomaarst või oled sa aastaid koeri pidanud? Noh, nõu andmine on üks asi, aga on neid, kes räägivad nii, nagu ma ei teaks üldse midagi ja see häirib mind. Kuule, me ei ole selle asjaga ju alles alustanud, palun teid. Kõik mu armsad lapsed on hoolitsetud. Tead sa, kuidas sa saad aru, kui ilusad mu lapsed on? Kõigi mu koerte karv on läikiv, puhas ja särav. See karvaläige tuleb kvaliteetsest ja heast toitumisest. Kõik on tugevad, lihaselised, enesekindlad ja õnnelikud. See kõik tuleb armastusest ja hoolitsusest. Me ei ole selle asjaga ju alles alustanud, palun teid. Pealegi ma ei näita teile kõiki oma nippe videotes. On asju, mida me ei näita. Me ei ole selle asjaga alles alustanud, palun teid. Et õpetaksid mulle tuvi, kitse või kana kohta. Neist ma nii palju ei tea ega saa aru. Aga kui jutt käib koerast, siis kõik muu jääb seisma, vend. Tulge nüüd vaikselt välja, sõber. Fõstõk, sina ära tule, Fõstõk. Fõstõk! Näete, noorad, te juba teate, me just võtsime ta. Kui loom esimest korda tuli, ei suutnud ta saba tõsta. Ta kartis, oli trauma läbi elanud loom. Nüüd on saba kogu aeg püsti, ta on õnnelik, ma sotsialiseerisin teda, harjutasin teda. Ta on alles nädal aega siin olnud. Ainult nädal. Ja selle nädalaga andsin loomale täieliku enesekindluse tagasi. Saba on täiesti püsti. Tule, Noora. Tule mu lõvitüdruk. Tule mu kaunitar, mašallah sulle.
see kõik on kogemus, sõbrad, see kõik on kogemus. kui sul on selline hirmunud, trauma saanud koer, siis harjutad teda üksi palju lihtsamini. Võtad ta koju, aeda, ta on ainus, harjutad rahulikult. Aga kui sa paned sellise hirmunud looma 52 looma sekka ja proovid teda harjutada, proovi siis teda koerte karja harjutada. Ma ei ütle, et sa ei saa hakkama, aga see võtab väga kaua aega. Meie tegime seda nädalaga. No vaata, saba on täiesti püsti, tõsta saba, tütreke, tõsta saba, Noora, tõsta Noora, vaata, tubli oled, tubli mu tüdruk, näed sa, kui saba on püsti, siis on koeral enesekindlus, koer on õnnelik, saad aru? Vaata, tubli mu tüdruk, tule siia Noora. Tule siia, Noora. Oh, sa oled nii armas. Kuidas me nüüd teeme? Mu Marla on ka tulnud. Kuule, Kralitše, kus sa oled? Kuninganna! Nüüd teeme nii, sõbrad. Nüüd peame Aleksi lahti laskma. Aga ma ei saa teda siia lahti lasta. Põllule ka ei vii, sest kõik kohad on mudased. Noored, rahunege nüüd maha. Vaatame. Mida ma siin teen? Toome Escobari välja. Toome asja välja. Kas asja sinna ka läheb? Asja on ka natuke isepäine. Toome selle Escobari välja koos Hektoriga. Hektori juures peame ka siin kõrval olema. Hektor põgeneb siit lurjus. Laseme Escobari lahti, vaatame. Escobar mingu korraks välja, Escobar. Ma pole siin teil Noraga tutvustanud. Asja laseme ka lahti, vend. Loodetavasti tüli ei tule, olgu meie ettevõtmine õnnistatud. See video saab olema väga riskantne. Väga riskantne. Loodetavasti me ei pea kaklust ega lärmi üle elama. Tule nüüd. Tule, Escobar, mine edasi. Asja, tule. Loodetavasti asja ei tee Noorale midagi. Vend, oota korraks, vend. Marla ja asja on omavahel vaenlased, nagu te teate, loodetavasti tüli ei tule. Ei, vaata, Marla hakkas juba viltu vaatama. Olge nüüd rahulikud, noored. Escobar, tule siia, mu lõvi. Oota, sa oled jälle porri läinud, sa kelm. Asja läks minema teisele poole. Loodetavasti tuleb sellest probleemideta video. Tšõtter, kus mu ilus vend on? Tšõtter on väga pinges. Vaata, ta on Noora peale keskendunud, näed? Näed Noora saba? Vaata, Noora, mašallah mu tütrele. Jumal õnnistagu sind. Esko! Me igatseme Esko Pašat. Esko on päris hästi kaalus juurde võtnud, vaata, vend on korralikult paksuks läinud, natuke on määrinud ka, mašallah, korralikult kaalus juurde võtnud. Tule siia, poiss. Noh, vaatame siis, Esko. Peatu, Ares, ole tubli. Peatu, Ares, ole tubli. Ei, Esko, selle Escobari käest saad sa peks, Ares. Peatu, okei, rahu. Üks hetk. Hästi, muis. Vaat seda Arest, Rämps, psühhopaat Ares. Kus asja need on? Lähme jälgima asjad, et ta meie Marlaga tülli ei läheks. Tule kiiresti, tule poiss, kogune. Kus on minu lõvikutsikad? Ahaa, asja proua on seal, vaata. Marla jalutab tema kõrval. Oota, Marla, tule. Oota, nad lähevad asjale kallale. Ei, Marla, tule. Me peame kohe Marla kinni panema, sõbrad. Vaadake, kõik hakkasid asjad kallistama. Ära jumala eest ära. Marla, tule siia, tütreke. Marla, tule siia. Tule. Tubli minu tüdruk. Nüüd, miks ma Marla kinni panen? Kuule, Marla on ju Marla. Ta on asja vastu vaenulik, vihkab asjad. Nüüd on asja väga domineeriv. Marla on ka domineeriv. Nad lähevad domineerimise võistlusesse. Said aru? Oota, vaata, kas sa näed asja saba? See tüdruk on natuke kõõnaks jäänud. Kui ta natuke juurde võtaks, oleks ta tõesti väga kvaliteetne. Legendaarne Anatolia lambakuer. Kuule, asjaturja kõrgus on 90 sentimeetrit. Tuleb hiiglane, aga noh kõht. Oh, kui ta natuke juurde võtaks. Tule asja! Karam! Ei! Printsess, sa ründad teda selle pisikese kääbuskaelaga, hulluke. Kui ta siin hammustab, revib su pea otsast, ole tark, tule siia. Praegu tundub kõik ilus. Asja proua pole õnneks kellelegi kallale läinud. Kõik sujub rahulikult. Ma ei usu, et nad praegu tülli lähevad. Probleemi pole. Nüüd lähme, sõbrad, jätame koerad natukeseks oma pead ja veel üks asi. Koerad nii pea, kui mind näevad. Enesekindlus tuleb kohe, vend. Ma olen ju nende karja juht.
aga Tanu, ole ettevaatlik, kui ma karjun või midagi, saad aru, siis neil tekib enesekindlus, lähevad elevile. Sellepärast lähme meie teisele poolaares. Vaata, sa saad kohe Esko isalt peksa. Esko, sa oled ikka korralikult kaalus juurde võtnud, tubli poiss, mašallah. Saksamaa oma poeg. Kiiresti võtad sõtõr üles. Kiiresti vaatad sõtõri kehaehitust. Vaata, millised heased sõtõril on. Vaata pilku. Näed seda varitsust. Mašallah, minu sõtõrile. Sõtõr on ka hauakaevaja Tysoni tütar, sõbrad. Sõtõr, mu tütar, kui vanaks sa juba saanud oled? Sõtõr on vist ka, sõbrad. Kas ta on sündinud 2018 või 2019 sõtõr? Nii see peaks olema. Aeg lendab. Nüüd vend, keda me esimesena võtame, toome Hektari välja. Escobari lasime ka lahti, aga oleks parem, kui me seda ei oleks teinud, toodetavasti nad ei lähe Hektarile kallale. Nüüd olgu noored ja need, kes end noorena tunnevad. Vaadake Hektarit, tõeline lõvi, milline väärikus, mu ilus poiss. Me peame väga kiiresti tegutsema, nii on. Üks vale samm meist. Vaata, lõvi, vaata. Lõvi. Vennas, vaata teda kui lõvi. Ausalt öeldes näete välja nagu Jaagor. Täpselt samasugune. Mašallah, minu Hektori kohta. Väga jäme, väga rinnakas poeg meil. Ühest küljest kardan ka, äkki tulevad need Escobarid. Tule poeg. Vend Hektori võtame kohe sisse ja Aleksiga jalutame aias ringi. Hektor on natuke probleemne. Kui Escobar ja Ares tulevad, siis nad proovivad kohe kallale minna. Hektor, poiss, oota, rahune maha. Mine edasi, Hektor. Hektor jääb siia, sõbrad. Viime Aleksi jalutama. Pole probleemi, aga Hektor võib meid natuke hätta ajada. Sest Escobar ja Ares proovivad kohe kallale minna. Sellepärast. Aga vaata, nägid, Esko tuleb, Esko. Vot mu poiss, vot. Nüüd Aleks, vaata, Aleks hakkab oma psühhopaadi trikke tegema. Kuule, Aleks on kõndiv oht. Oota, Laura, tule välja. Laura, tule välja, tüdruk. Ei, bismillah. Laura, me teeme väga riskantset videot, väga. Oota korraks. Ole rahulik, okei. Ei, asi, ära mine sisse. Oota, asi. Rahulikult. Ei, asi, ära tule lähemale. Oota, tütreke. Ma ei saa isegi lubada neid tutvuda. Aleksi käitumist ei saa ette aimata, ta ründab ootamatult. Nüüd oota, me hakkame aeglaselt ringi käima vend. Oota, üks hetk peame väga ettevaatlikud olema. Väga. Tule passa. Oota, Aleks, tule mu ilus tüdruk. Oi, ma ehmusin Karlase pärast korraks. Tee veel üks video koos Tšetõrriga. Vaata, kuidas Tšetõrr on varitsemas. Psühhopaat. Nagu lõvid, kes varitsevad oma saaki. Täpselt samamoodi, jah. Näed sa, lõvi koera kujul. Mašallah, minu Tšetõrrile. Hästi, tütreke, rahune maa. Tule võtta Aleksi natuke eemale kohe, vaata. Teised kogunesid meie juurde, ainult Aleksi muutunud õnneks kohe agressiivseks, seda ma märkasin. Selles mõttes oleme praegu natuke õnnelikumad, aga ta jääb kinni, vend. Ta jääb kinni. Aleks on natuke salakaval, ründab ootamatult, saad aru. Sellepärast ei tasu väga usaldada. Tütar, ei, oota. Oota, kall. Näed, oota, ei. Rahu. Asise käib ka just tema kõrval ringi. Asise, ära tule, tütreke, ei. Ei, Ares, ärge lähenege, okei? Hei, loodetavasti ta ei tee Hektorile seda, mida ta tegi. Kui ta teeb, siis vaata, mis saab. Hektor võib kallale minna. Sest seekord võib ta vihastada. Tule, Aleks, tule, kallis. Tule, Aleks, tule. Nüüd tulge, sõbrad. Lähme vaikselt Hektori juurde. Ilma kakluseta. Rahulikult. Oota. Üks hetk, Noora, ma ütlesin, ära mine sinna. Praegu Hektorile kallale ei minda. Ma ütlesin ju, Hektor tunneb teda, sest ta on kõrval puuris. Seetõttu on meil Aleksiga palju rohkem eeliseid kui Karnasel. Karnas ründab ka emast. Mine edasi, tüdruk. Üks hetk. Mine. Nüüd. Vaatame korra, vend, vaatame korra. Ta ründas Escobari. Kas ta teeb Hektorile sama asja?
aga Hektor käitub tema vastu väga leebelt. Mis juhtub siis, kui ta nii käitub? Alex läheb peale. Vaatame seda korra. Alex, tule kallis. Tule kallis. Güzelim. Mašallah sulle, Hektor papa. Kus sul lõvi on? Itaalia oma poeg. Kus sa oled? Kus? Mu ilus poeg, jumal tänatud sinu eest, vaata jälle. Ta teeb selle koha kohe katki. Tule siia. Selle koha on ka need lurjused ümber ajanud. Tule. Oodake korraks, noored. Tõstame selle siit ära. Ei, Hektor, mine edasi. Nägi, Hektor üritab seda kohta lõhkuda, sõbrad. Oodake korraks. Okei, oodake. Hektor närib traate. Ei, poiss, mine edasi. Oota, ei, Hektor. Mine sedapidi, poiss. Ma ütlesin ei. Ei, ta laseb selle koha õhku end. Hektor on ikka tõeline koletis. Alex, tule siia. Alex, tule. Me peame ta tähelepanusid kuidagi kõrvale juhtima. Nüüd, oota, nad hakkasid veidi rahunema, vend. Tule, tüdruk, tule. Oota võrraks. Hektor tundub seekord, et hakkab Alekseile kallale minema. Mis? Hektor on nüüd tema peale kinnisi teeks muutunud. Kas Aleksil on jooksuaeg tulemas? Või? Aleksei, mis? Kas ta läheb tüdruku juurde? Aleksei ka? Mašallah. Ta on ikka väga lihaseline, kas pole, sõbrad? Tule tüdruk, vaata Alex nüüd. Nägid, ta kartis Hektorit. Nüüd on emaste koertega selline asi, et nad tahavad isast, kes suudab neid alla suruda. Escobar oli selle suhtes natuke leebem ja rahulikum, sellepärast Alex ei kartnud teda. Ta käitus väga enesekindlalt. Vaata, Hektoriga ta julgen nii teha praegu, saad aru? Hektori vastu on ta rohkem mänguline. Ei, Hektor, välja poiss, ei. Kuramus, Hektorile urises. Oota, Hektor, ei. Vennas, sa panid meid siin tõesti raskesse olukorda. Oota, ei, poiss, Kuidas me nende tähelepanu hajutame? Ei, Hektor. Mine sinna, oota. Oota, tule siia, poiss, tule siia. Tule. Mašallah sulle. Tule siia. Olgu, ei. Ära tee nii, vend. Alex, tule siia, Alex, tule. Oodake korraks. Nüüd võtame Alexi siia, sõbrad. Alex, tule. Siin on teine koer. Ei, vaata ette, ta oleks Hektorit ammustanud. Oota korraks, vend. Ei, oota, ei. Ma võtan riima ära, kui mina hoian. Läheb ta elevile ja üritab Hektorit ammustada, ma lasen ta lahti, vend. Ma ju ütlesin, et Alex on natuke tasakaalutu, nüüd ta lööb peaga Hektorit. Kui ta teeks seda Carlosele, siis Carlos läheks kallale. Hektor on natuke leebem. Aleksei on jälle peas segi. Aleksei, tule siia. Vaata, vend, ta ei pane mind üldse tähelegi. Te ütlete mulle, et viiksid Aleksi õue. Kuidas ma ta välja viin, Kuule, ta on veidi probleemne. Läheb kallale. Ei saa usaldada, sa ei tea kunagi, kas ta ründab või mitte, saad aru? Sellepärast. Alex, tule tüdruk. Nad on sinna kinni jäänud, vend. Mida las Alex jääb siia, eks ole, sõbrad. Hektor, isa, tule poeg. Tule, mu ilus poiss. Võtame Hektori siit ära, tule Hektor. Vaata neid, vend. Vaata nende keha ehitust. Mašallah. Oota, ei, Hektor, nüüd ta üritab siit põgeneda ja teeb meile probleeme. Oota, on Karlase. Oota, rahune maa, lähme korraks välja. Oota, poiss. Ei, Alex. Vend, Alex üritab praegu rünnata. Ma lasen riima lahti, just need Alexi ebastabiilsed iseloomujooned ajavad mind hulluks. See hull ründab kohe. Aleksei, ole mõistlik, kas sa oled hull või mis sa oled? Ta käitub nagu tahaks kohe rünnata. Kuule. Ei, kuidas me nüüd Hektorit siit välja viime? Hektori puhul tegin sama. Hoidsin rihmast kinni.
oota, las ma kiirustan. Hektor, tule. Ei, Hektor, oota korraks, tüdruk, oota. Ei, Esko, ei, oota korraks, oota. Las ma võtan teise rihma ka kätte. Kurat, siin on nüüd ka Esko. Oota korraks, peame kiiresti tegutsema, vend. Ma panin Hektori sisse. Aga sa vaata, vend, ta lõhkus mu käes oleva konksu ära, näed sa. Õnneks olin just sel hetkel ta puuri pannud. Kui ta oleks seda väljas teinud, oleksime hädas olnud. Kuule, Seineb, sa rikkusid selle koha ära. Palun sind, tüdruk. nüüd toome Carlost välja, aga Escobar, ära mine Carlosele ligi, oota. Vennast, nad ei tohiks ligi minna. nüüd tule, Carlos isa. Tule Itaalia täkk, tule. Ei, rahu. Ära ärrita Escobareid. Tutvustame kohe Aleksiga, aga Aleks juba sukeldub. Ma ju ütlesin teile, Aleks on hull vend, päris hull. Kuidas ma selle nüüd sisse panen? Üks hetk, rahu. Tule poiss, oota. Carlos praegu ei ründa, aga Aleks sukeldub. Kui me nad sisse viime, on väga tõenäoline, et nad hakkavad kaklema. Kas ma peaksin riskima ja proovima või mitte? Ma lasen kiiresti lahti. Üks hetk. Aleks, mine ära, lihtsalt mine. Aga Aleks peab siit minema. Aleks, mine nüüd. Mine, Aleks. Ta ei kuule üldse sõna. Aleks, olgu. Kuidas me teeme? Aleks, kas sa läheksid, tüdruk? Nüüd lasin ma Carlosel minna ja samal ajal püüan Aleksi tähelepanu hajutada, et saaksime teda jälgida, vend. Nagu näed, Aleks on praegu veidi rahulikum. Ma ütlen sulle, vend, tal on peas midagi sassis, sa ei tea kunagi, mida ta teeb. Muide, see pole seotud rotiga, see pole sellepärast, et ta on Rottweiler. Ma näen esimest korda oma elus sellist koera nagu Aleks. Väga kummaline vend. Sa ei saa aru, mida ta teeb, kas ta ründab äkki või mitte. Pole üldse selge, mida ta teeb. Ta on natuke hull tegelane. Kuidas ta just Carlosile kallale läks, nagu tahaks tükkideks rebida, aga nüüd ei ütle midagi. Nägid, võtsime riski ja proovisime, oota korraks. Nüüd hakkab Carlos temaga mängima. Carlos kiusab teda. Just sellist meest ongi Aleksile vaja. Nägid nüüd? Hakkame Carlosele silma peal hoidma. Mis on? Kas te hammustate mind või? Lurjused. Nägid? Just sellist meest ongi Aleksile vaja. See paneb teda paika, teeb Aleksi üle nalja. Saad aru? Seino, sina oleksid ka mu pea sealt kinni pannud, tüdruk. Ole tark, nagu öeldakse, uskmatule tuleb uskmatu vastu. Ma olen teile sellest rääkinud. Carlos, mashallah, ei rünnanud teda, aga teeb tema üle nalja. Noh, nüüd on mul süda rahul. Peaaegu oleksin ise vahele läinud. Nüüd, sõbrad, ma jätan Aleksi ja Carlosse siia, eks? Ma päris ei usalda neid. Loodetavasti Aleks siit ära ei jookse. Nad leiavad alati viisi, kuidas siit välja saada. Kaevavad alt, hüppavad üle, rebivad võrku. Hektor teeb seda, aga Aleks on praegu tubli. Nüüd lähme välja. Las Carlos jääb temaga. Las nad hängivad natuke. Loodetavasti Carlos ei jookse ära. Me jälgime neid niikuinii. Sina mine ees. Oota, Aleks. Ei. Escobar, sina ära tule. Oota korraks, vend. Ta ründab väljas olijaid. Sa ei luba meil ei sisse minna ega välja tulla. Ma ei saa aru, oota. Jumala hull ausalt. Täiesti hull ikka. Oota, Aleks, tule sealt välja. Ei, olgu, väga kvaliteetne Rottweiler. Selle kohta pole mul midagi öelda, aga iseloom ei ole hea, sõbrad. See Aleks väsitab inimest ära. Tõesti, temalt kutsikate saamine on ka probleem. Ma olen täiesti kindel, et kui see koer kutsikat saab, siis ta lämmatab kõik oma kutsikad. Ma olen sellest täiesti kindel. Temast ei jää üldse muljet, et ta kutsikate eest hoolitseks. Saad aru? Lähme kiiresti välja, mine sina ees, enne kui Carlos tuleb. Ei, poiss, ei. Oota. Ma ei usu üldse, et ta kutsikate eest hoolitseks või
emalik oleks, tal pole seda soojameelsust, ta pigem lämmataks oma kutsikad, just selline mulje jääb, vaata ise. Ta ründab kõiki, mees. Ole rahulik. seome selle koha siin igaks juhuks kinni, loodetavasti midagi ei juhtu. Loodame, et keegi ei põgene, vend. Kui keegi põgeneb, siis... Oota, Esko, tule siia. Oota, Esko. Okei, oota, poiss. Ärge hüpake mulle peale, vaata. Nüüd hakkavad Aresiga kaklema. Ilma mulle peale hüppamata. Kui sa mulle peale hüppad, siis teine koer läheb närvi ja nad hakkavad kaklema seekord. Said aru? Oota. Ares, sa ründasid juba Faisalit. Aitab küll, nüüd hakkasid selle Escobari ründama. Ootame, paneme Escobari kinni, sõbrad. Me ju tõime Carlose välja. Esko, tule, Esko! Tule, Esko! Tule, poiss! Mašallah, minu ilusale pojale. Tule! Pätt, kas sa üldse tuled? Ta teab, et ma panen ta kinni. Kas ta üldse tulebki minu juurde? Ära tõmba mu asja on tulnud, vaata. Mašallah, minu tütrele. Su väärikuse eest annaksin kõik. Anatoolia lõvi. Anatoolia. Kas sa näed seda? Asja on väga tugev, vend. Vaata, oota. Noora ajas ka saba püsti ettevaatust. Peaasi, et Noora ja tema omavahel tülli ei läheks. Mis te arvate, kas asja on tugevam või Noora? Ei, printsess, ära õhuta teisi. Käitu korralikult. Ei, printsess, ole rahulik, ole rahulik. Mis te arvate, kas asja on tugevam või Noora? Ootan kommentaare, vend. Mina ütlen asja, sest ta on tõesti väga hull koer. Süslü, mida sa väljas teed, sa ulakas tüdruk? Süslü Preili on alati jooksus, käib kogu aeg väljas, vend. Me ei suuda prouat aias hoida. Igatahes, sõbrad, mõtlesin täna, et näitan teile ka Aleksi. Nagu näete, Alex on natuke probleemne, veidi mure. Täna vaatame neid, jätan nad siia õhtuni, aga Alex pärast seda enam ei sotsialiseeru. Nii on see olnud ja nii jääbki, ta on ka juba natuke vanemaks saanud. Sellepärast. Carlos Paba! Sellise vastu saab ainult teine samasugune poeg. Ma usaldan sind, mu kena poeg. Kuule, Carlos on väga kartmatu. Ta ei karda üldse, üldsegi mitte. Igatahes, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks, märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge terved, jääge hästi, mu sõbrad.